tere! Täna on 17. aprill 2026. Tervitan teid ilusast Aremi Itaalia kontorist, kus me oleme tegutsenud juba 2-3 aastat ja oleme saavutanud stabiilse vundamendi. Täna ma pöördun teie poole viimase üldkoosoleku osas, kus ma palusin valitseja tagasi kutsuda ja juhatuse liige asemele määrata. Ma olen tegutsenud haldurina 2017 aastast. Olen pikendanud seda ühe korra, olen teinud teste, lõputöid, olen need sooritanud esimese korraga edukalt. Kui ma tahtsin sügisel alustada kutse pikendamise protsessiga, tuli uus tingimus. Ma pean 5 aasta jooksul 5 täiendkoolitust tegema. Ma ei saa neid tagantjärgi teha. Seega ma olen diskvalifitseeritud juba kutse pikendamises. Kui mul täna kutset ei oleks, ma maksaks 500 eurot kutse eest, teen testi, teen lõputöö, mul on kutse olemas. Ma pean ootama, kuni kutse kaotab kehtivuse. Aga ma tahaksin, et asjad oleks seaduse järgi korrektsed. Kui seadus ütleb, et valitsejana ei saa tegutseda, kui kinnisvara halduril puudub kutsetunnistus, siis ma tahan selle asja korda teha. Teil on haldusleping sõlmitud korteriühistutega. Me pakume teenust olenemata sellest, kas korteriühistut esitab valitseja või juhatuse liige. Kui ma esindan korteriühistut juhatuse liikmena, siis see on korrektne. Mina vastutan seaduse ees ja ma vastutan lepingu täitmise eest. Mis erinevused tulevad valitseja juhatuse liikme vahel? Erinevusi ei ole. Lõppeks vastutan ikkagi mina. Ma tänan, et olete mind usaldanud haldusteenuses ja oma korteri kaasomandi majandamisel. Ma arvan, et me oleme teinud seda väga läbipaistvalt, dokumendi kättesaadavalt. Me oleme teinud seda väga igapäevaselt. Me saame arutada teemasid, probleeme WhatsApp-gruppides. Me saame hääletada igal ajal. Me ei pea ainult 1 kord aastas hääletama ja üldkoosolekut tegema. Ma usun, et järgneva 3-5 aasta jooksul haldusvaldkond muutub tundmatuseni, kui me rakendame uusi tehnoloogiaid, tehisaru. Ma olen väga põnev. Sellele vaatamata me jätkame kvaliteetselt teenuse pakkumist ja teie maja probleemide lahendamist. Tänan usalduse eest